Slavoari veda valge tee. Inimesed käivad oma eluteed ja ei tea, miks nad on sündinud. Mispärast on Jumalad nad maailma saatnud? Mis on elu eesmärk ja mis tuleb pärast seda? Kuhu viib neid see elutee? Kas valguse poole või pimedusse? Sellised mõtted ei jäta inimesi rahule sünnist kuni surmani. Ja need mõtted ei ole sugugi imelikud, sest praegused ajad on öösvoroga. See svoroga öö ei seisa ainult õues, vaid see on inimeste südames. Ja kui keegi unustab oma iidse suguvõsa, siis langeb öine pimedus tema südamesse. Ja keegi peale inimeste endi ei suuda öist pimedust hajutada. Ja kuni nad kogevad inimese valgust ja järgivad teda mööda valget rada, kuni selle ajani elab see ööpimedus inimeste südametes. Sest kõige kurjemad vaenlased peituvad inimeste südames ja hingedes. Ja ainult inimesed saavad oma tegudega, mis on suunatud suguvõsade heaolu poole, välja ajada kõik see kurjus, mis on nende hingedes ja südamesse pesitsenud. Loodus ja ahnus ning teiste soovid hägustavad kogu inimeste mõistuse. Ning inimesed ei näe enam valget teed, vaid ekslevad meeleheitlikult maailmas. Ja kõik nende otsingud jäävad tühjaks, sest külm pimedus on nende südamed ja hinged kinni jätnud. Suur segadus ja surmavigatsus algavad inimesi seestpoolt. Ainult naasmine oma iidsetesse juurtesse aitab tagasi pöörduda valgele teele. Veel. See tee algab inimestel asfargis ja alles seejärel jõuavad nad nähtavasse maailma. Jumala ema Shiva loob nende hinged, andes neile eluks ülimat tarkust. Hinged lendavad kiiresti paledesse ja satuvad siis riitsvatele maadele. Hinged valivad endale eluks suguvõsad, et sündida nendesse suurtesse suguvõsadesse ja olla suurte jumalate kaitse all, kelle kaitse hoiab suguvõsasid. Suur makos kooskõlastab nende saatuse maailmade, jumalate ja tugeva südametunnistusega. Sünni maailmas viib neid koosolekusse ja annab vaimse elu suuna. Inimeste teadlikkus kogus vargast ja maapealsest maailmast algab suguvõsa tarkusest. See tarkus on kindel ja igavene, see ulatub juurde kaudu algusesse, kuid suunab kõiki tulevikku valgel teel, mis tõeliselt läbib. Erinevatel rahvastel on oma tee ja määramine. Jah, erinevates maailmades ootavad nad nende tagasitulekut. Suurtele rahvastele on ette nähtud valge tee ja ainult nemad tõusevad sellel. Kirikate maailmadesse, mis on täis valgust. Maailmadesse, kus nende järeltulijaid tervitavad jumalad. Seos maailmade vahel on lahutamatu. Jah, ja algne valgus on neile antud algusest peale. Hinged püüavad sinna sündimisest saadik, kuid mitte iga hing ei saavuta neid maailmu. Sest tumedad jõud igavestest maailmadest püüavad kõiki hingi oma põrgusse meelitada. Nad püüavad igapäevaselt hingi täita vale ja kiitusega, ahnuse ja himuga. Kuidas nad eksiksid ja eksleksid pimeduses ja ei tunneks oma kallist valget teed. Ja see tee pole lihtne, see on kuulsus pühendumise kaudu. Töös, mis loob ja iidse usu kaudu. Iga sündinud hakkab looma omaenda maailma vastavalt suguvõsa seadustele. Lastepõlves oli puuokstest tehtud on või liivakast, mis seisis jõe ääres. Ja pärast vastavalt vanemate tahtele algab ta suguvõsade heaks loomine.
ainult töös, luues vaid headust, saab ta nähtavas maailmas valge tee. Valgel teel liikudes kuulab ta oma südametunnistust. Jah, ja iidne jumalikkus juhendab teda igal sammul. Vanadelt suguvõsade esindajatelt õpib ta kogu targuse, mis on säilinud nende iidsete suguvõsade seas. Ja samuti tunneb sündinud see tarkust, mis on hinge pannud Jumalanna Tšiva. Ainult tarkust tundes ja kehaga tugevnedes algab ta pereliidu loomine. Armastus, rõõm, õnn ja iidne usk annavad järeltulijaid pühendas riidus. Lapsi, täites neid suguvõsa tarkuse valgusega, õpetakse puhtaimale vaatele, millega nad haaravad selle kauni maailma ja tunnevad universumi saladusi. See avab sündinud valguse jõud, mis valgustab valget teed tõusmiseks. Ilmast, kus ta sündis, jõuab ta kuulsusse, kus tema esivanemad teda rõõmuga tervitavad. Ja seal ta jätkab loomist, mida ta alustas nähtavas maailmas. Kuid kõikidele tumedatele maailmadele ei meeldi need põhimõtted, millega elavad valguses sündinud. Nende jaoks ei meeldi valge tee tõusmiseks ja must kadedus varjab kogu nende pilku. Neil on seal rasked ja kitsad olud selles põrgulikus maailmas, kus ahnus ja kuri on igal pool seadustatud. Seal pole armastust, heaolu, õnne, isekus ja ahnus. Võõraste soovide, vale ja lahtise elu. Nad ei tea maailmas elust, väljapääs toob loomine. Teiste soovid, petmine ja lahtine elu. Nad ei tea elust, väljapääs loomise kaudu ja tumedad jõud lahkuvad oma põrgust, oma pilgud suunates valgusmaailmadele, kus mitte maapinnalised rikkused on külluses. Asealsete elanike jaoks pole vale ja petmine tundmatud. Ja nad kiirustavad läbi lõputa avaruste ja õitsevatele maadele varjatult viibides, kasutades vale ja väga meeldivaid sõnu. Need tungivad väga usalduslikult elanike südamesse, niipea kui nad elanike usaldust saavutavad. Algavad nad iidsepärandi tundma õppimise, saades teada kõik, mis on iidsepärandi juures. Algavad nad seda enda kasuks tõlgendama. Nad kuulutavad end Jumala saadikuteks, kuid toovad maailma vaid tülisid ja sõdu, kasutades kavalust ja patuseid tegusid. Peletavad nad noori tarkusest, harjutades neid elama tühja elu, mitte järgima isade traditsioone. Ja need, kes kuulavad põrgusaadikuid, kaotavad oma tee ja surematu hinge. Nad ekslevad oma maailmas, kuid lõpuks viskavad nad oma hinge põrgusse. Ainult need, kes ei kuulanud põrgu silmakirjatsejat, näevad valget teed, mis viib svargasse. Pimeduses liikuvad jäävad pimedusse. Valguse poole suunatud tunnevad svargut. Iga elav inimene valib oma tee, oma tegudega avavad nad uksi. Ühed avavad ukse svargusse Jumal velese kaudu, teised näitavad teed põrgusse. Ainult neile, kes järgivad Jumala seadusi, aitavad kõikjal säravad Jumalad ja inimesed liiguvad mõõdukalt svargusse, valget teed pidi vastavalt svarogi seadustele. Sellel teel aitab neid südametunnistus, mis suunab tegema tegusid suguvõsade au nimel, kodumaa suuruse nimel ja hoiab eemal kõigist häbiväärsetest tegudest. Kõik esivanemad aitavad teelisi, et nende suguvõsa miit ei katkeks. Mitte käidud teed surmapiirist kaugemal on neile, kes on sündinud jarja valguse all. Seetõttu näitab valge tee elavatele, kus nad leiavad kõik iidsemad jõud.